Käesolevas peatükis räägime natukene lähemalt, kuidas on võimalik lahtreid vormindada ja täpsemalt arvväärtusi lahtrites, näiteks komakohti peita, välja tuua ja samamoodi ka kuupäevade puhul, kuidas nende vormindust muuta. Alustame sellest, et räägime natukene lähemalt, kuidas on võimalik arvväärtuste puhul selliselt sättida, et mulle näidatakse ka komakohti. Minul näiteks siin lahtrites praegu näidatakse arvu selliselt, et on ka 2 komakohta. Ja juhul, kui ma tahan nüüd seda muuta, või ma näiteks tahaksin teha niimoodi, et oleks ka tuhandete eraldaja, mis tähendab seda, et siin vahel oleks niisugune näiline tühik, et oleks paremini hoomatav see arv, et ta on just 14 000, siis et vormindada nüüd seda lahtrit, mis puudutab 10 kohti peale koma ja samamoodi määrata tuhandeste eraldajat, tuleks ülevalt võtta vormindusmenüü ja lahtri taken. Avanevas aknas tuleks jälgida, et ülevalt on valitud sakk arvud ja seejärel all on selline sektsioon nagu sätted. 10 kohti, mida kuvatakse, on võimalus määrata siis siit. Nagu te näete, on hetkel mul neid 2 ja te saate neid siis vastavalt määrata, nii palju kui teil vaja on. Kui te panete 0 peale, siis ei näidata ja vastavalt nii mitu kohta nagu määrate, nii ka kuvatakse. Aga kindlasti tasub siin meeles pidada seda, et tegemist ei ole arvude ümardamisega, vaid tegemist on arvude kuvamisega. Ehk siis, kui ma märgin siit, et ma tahan 0 kohta ja klõpsan sobib, seejärel näete, see arv on justkui täisarv, siis tegelikkuses see arv on ikkagi endiselt koos komakohtadega, aga meil ei kuvata neid komakohti. Nii et sellega peab kindlasti arvestama. Ja teine tegevus, mida siit aknast sai teha, vormindus ja lahtrid, mis on võib-olla ka oluline alguses, on tuhandeliste eraldaja. Siin näidise peal on näitega kohe näha, ta loob iga siis 1000 järele sellise näilise tühiku, et oleks paremini jälgitav arvu suurus. Ehk näiteks, kui mul on mingi miljonites arv või ka selline tuhandetes, et ma ei peaks hakkama üle lugema, et kui palju mul neid arve selles väärtuses on, 5 kohta, 7, 9, 10, siis kui on iga 1000 ehk iga 3 ühiku järel on tühik, on lihtsalt parem jälgida. Nii et kinnitan sobib nupuga ja näete, et võrreldes nüüd näiteks selle 14 586-ga on see ülemine arv oluliselt paremini visuaalselt kohe aru saadav, et see on just 14 000, mitte näiteks 1472.